alguses on sõnavõtud, meil on 5 debati teemat, et me hakkame Reformierakonnast pihta, siis läheb riburada pidi edasi, igaühel on minut. Kui on selline kelluke, siis on see minut läbi. Siis võiks hakata nii-öelda seisukohta kujundama. Ei, tegelikult selleks ajaks võiks olla juba selge, mis on mis. Pärast seda, kui te olete kõik rääkinud ära oma seisukoha selles punktis debatide teemal, mida on 5, siis pärast seda oleks 10 minutit vaidlust. Ehk siis, kui teile ei meeldi midagi või te ütlete, et kellelgi on väga hea asi, et see sobib meile ka ära võtta, siis 10 minutit, aga seal on täpselt sama asi, et siis ka sõnavõtt on 1 minut. Teine osa on siis rahva küsimused. Meil on terve rida tulnud läbi Facebooki küsimusi. Te olete kindlasti ka näinud, kui te olete internetis sõltlane, kui ei ole, siis ma olen välja printinud Kago jaoks ja need küsimused tulevad siis küsimusele vastamisele ja kes tahab vastata, seal on täiesti vabalt, et kes tahab vastata, kellel on tunne, et ta tahab vastata sellele küsimusele, see vastab ja teised, kui on midagi lisada, siis lisavad. Ehk põhimõtteliselt saaks rahvas teada sellele küsimusele või rahvas saaks sellele vastuse. Ja 3. osa on siis nimekirjade... võta aga. Ma annan teile mikriga üle. Jah, hästi Ago. Ma varsti tutvustan ka, kes teda ei tunne, see on Ago Koškov. Et viimane osa on siis need, kes mind täpsustati siin, et ei peaks olema nii-öelda vallavanemate sõnavõtt, vaid nimekirjade esimeeste sõnavõtt, kes siis tõenäoliselt on küll vallavanemad, aga et kuna vallavanem ei tee koalitsiooni, aga see oleks nii keeruliseks, et ma saan ise ka lõpuks aru. Aga põhimõtteliselt see inimene, kes siis teid juhib või seda rühma, siis ta räägiks ära lõpus, mida ja kellega ta meelsasti teeks järgmised 4 aastat. Nii-öelda selline kokkuvõtlik, kui oleme 2 esimest osa ära kuulanud ja seal 3. osas on aega 3 minutit. Räägivad siis 1 inimene korraga, kuna me ka salvestame, siis oleks hea, et jah, et väga segaseks ei lähe, sellepärast on ka 1 mikker, et Ago Koškov juhib seda, ma hoian nii-öelda kellukest ja mul peab kell ka kuskil olema, on küll. Kella ka, vaatan, et aeg üle ei lähe, kell on siin. Ja meil on olemas ka Tartu Ülikooli Narva kolledžis Taet Kiisla, kes siis jälgib nii-öelda neutraalse pilguga kogu seda debatti selles osas, et kui teil on anda teile nõu midagi järgmiseks 4 aastaks või ütleb, et näiteks see asi ei ole kohaliku omavalitsuse rida või et seda, ärge sellele keskenduge, et seda saab kuskilt mujal lahendada, siis ütleb Aet selle vahepeal ära, et ja kui tal ei ole midagi öelda, siis ta istub lihtsalt siin see 3 tundi või 2,5 tundi ja siis ta ütleb, siis meil on ka olemas üllatuskülalised, kes mängivad mingil momendil muusikut, kui neil igav hakkab. Et kui te tunnete, et asi läheb igavaks, siis tagant Iisaku meie valla muusikud teevad muusikat. Nii et kui teil on midagi küsida, siis küsige praegu ära enne veel. Kui on midagi segast, ma räägin nii segast, aga ma ise ka suurt aru ei saa, aga ma olen õnneks paberite peale teile saatnud ära, et siis on lihtsam. Aga võib-olla hakkame pihta, Ago. Mikrofoni tahad? Hea küll, võtab mikrofoni. See on täpselt see asi, et me peame rääkima mikrofoni. Jaa, Ago Koškov on minu nimi. Ma kahtlustan, et mind kahjuks tuntakse. Nii, ja siis... Ago, üks asi, vabandust. Ei, anna mulle võtta. Mul paluti ühte asja veel öelda, et meil on siin Kiiklas on muinasjutu küla, aga ärge täna muinasjuttu rääkige, et kui keegi tahab muinasjuttu rääkida milleski, siis läbi ruti saate kirja panna ja siis meil on siin reedeti muinasjutu õhtud, et täna räägime tõsist juttu. Jah, teisipäev ei ole muinasjutu õhtu. Nii, siis 5 debati teemat on. Esimene on võib-olla kõige keerulisem teema, kuidas te suhtute osavaldadesse. Ma olen siin näinud, et mõnes programmis on osavaldade kohta öeldud. Siis, kuidas suhtute looduskaitsesse, kas lendorav võiks olla Alutaguse vapiloom? Kuidas omavalitsus saab aidata valla kodanikel oma õiguste eest seista? Kui on vaja võidelda kaevandusmõjudega ja muude probleemidega. Haridus on siin vallas väga terav probleem ja kuidas te suhtute haridusellu, kas plaanite muudatusi ja kui siis milliseid. Ja Alutagus on praegu üks nendest paljudest Eesti omavalitsustest, kus inimesed lahkuvad. Ja ühel hetkel on siin
ainult karud ei vali kedagi teist vallavanemaks. Et kuidas säilitada see vald, kuidas säilitada inimesed, kuidas inimesi juurde saada. Nii, ja esimene teema on siis osavallad ja palun Eesti Reformierakond, teil on seal Anneli Joone ja Priit Palmet, jah? Ega ma nime segamini jäänud? Ei jäänud. Niisiis palun, mikker peaks olema ja Rene paneb kella käima ja teil on 1 minut aega osavaldadest rääkida. Ja tere siis kõikidele. Et osavallad, et meil oli haldusreform teatavasti siin juba 4 ja 5 aastat tagasi, et selles suhtes ma sellest küsimuse püstitusest ei tahakski nagu üldse midagi rääkida, sellepärast haldusreform on tehtud ja meil selle 4 aasta jooksul on ju tegelikult selles liinis suhteliselt hästi ikkagi see vald suures plaanis toimima pandud. Ja nüüd siin piirkonnas, kus meil tegelikult on ju 3 inimest, elab ju ruutkilomeetri peal ainult Alutagusel, et hakata siin veel tegema mingisugust oma inspireeritud haldusreformi osavaldadega, et mina seda kindlasti õigeks ei pea ja meie siin Reformierakonna nimekirjas ei ole ka nagu sellel teemal absoluutselt nagu isegi teemat üles tõstnud, nii et meie poolt küll mingite osavaldade juttu nagu ei ole. Küll ei tähenda see minu seisukoht seda ja Reformierakonna seisukoht seda, kas ma lõpetan lause? Lause ära, aga lühidalt. Seda, et me ei peaks siis ääremaastumist nagu kartma. Siin on nüüd punkt. Et palun anna mikker siis härra Tossule, Ekrele. Ja sama küsimus, kuidas suhtute osavaldadesse? Tervist. Iseenesest osavaldasid ei oleks vaja, kui demokraatlikud protsessid toimivad täiesti normaalselt. Kui kogukonnad pääsevad, külad ja kogukonnad pääsevad võimu juurde ja saavad sellest kaasa rääkida, siis ei ole osavaldasid vaja. Kui nad ei pääse sinna juurde, siis on osavaldasid vaja. Aitäh. Nii, väga kena. Palun, valimisliit Alutaguse, Tauno Võhmar ja Andrus Haamer. Ja tere õhtust ka meie poolt, et nii nagu eelkõnelejadki, et ei suuda mina ka näha, millist lisaväärtust osavald nüüd Alutagusele annaks, et seetõttu meie nimekiri ei ole ka seadnud seda või püstitanud seda küsimust, et peaks seda arutama. Nii, seega siis valimisliit oma vald, Paul Kesküla, palun. Jah, selle peale võiks ju nalja visata, et kas võis küsida või? No kui vaja, siis võib, jah. Selles mõttes, et kas võis programmi sellist asja panna. Minu jaoks on see rong nüüd läinud. Tõenäoliselt osavaldasid ei tule. Ja meil on olemas tegelikult alternatiivne variant täiesti põhimääruses olemas, mitte siis nüüd küll päris osavallale, aga on olemas selline mõiste nagu kogukonna kogud. Et ma üldse ei välista, et järgmise 4 aasta jooksul see jälle aktuaalseks muutub. Aitäh. Nii, ja siis Eesti Keskerakond, Marek Kullamägi, palun. Tere kõigile. Ma olen selles volikogus 2 korda püstatanud selle küsimuse osavaldadest. Volikogu esimees ei ole leidnud vajadust seda üldse volikokku tuua. Osavaldadel on plussid ja miinused. Plussid on see, et võim on inimestele lähedam ja arusaadavam. Meil on siiamaani 2-pealine probleem, keegi ei tea täpselt, kuhu ta peab pöörduma. Miinuseks on muidugi administratiivkulutuste tõusmine, sest sel juhul meil on neid väga palju, neid ametnikke vaja. Nii et ütleme nii, kui vald algas, oli võib-olla osavaldade teema aktuaalne. Praeguse seisuga see on volikogu otsustada. Iseenesest ma ei ole selle vastu. Programmis oli see teil ka kirjas, eks ole, nii. Kas sa räägid veel? Nii, ühesõnaga, nüüd on teil võimalik omavahel arutada. Programmis on ainsana tõepoolest kirjas osavallad Eesti Keskerakonnal. Kas te tahate härra Kullamäe käest küsida midagi selle asja kohta? Küsige julgesti. Ja palun, Anneli. Mikker. Okei, siis me käime niimoodi. Palun, küsi.
ma ei taha võib-olla küsida, võib-olla veel täiendada, et tegemist osavaldade puhul on ikkagi, kui palju me kaasame oma elanikkonda. Et täna on ju volikogus esindatud tegelikult kõik piirkonnad, et kõik piirkonnade esindajad, kui me räägime siin osavaldades, on tegelikult olemas täna volikogus ja läbi nende inimeste saaksid kaasa rääkida. Ja ma olen täitsa nõus ka tegelikult Pauliga, et meil tegelikult põhimääruses on see kogukonna kogude teema olemas, me lihtsalt pole sellega siiamaani edasi läinud. Priit, on sul midagi öelda? Hei, Andrus. Järgmine küsimus, palun. Ma vastaksin, et see ei ole kohustus, see on võimalus. Jah, osavald on võimalus ühesõnaga. Aga mida ta annaks Alajõel näiteks? Mis ta annaks Alajõele? No meil on tõesti, nagu Anneli ütleb, seekord vedanud, et meil on kõik piirkonnad esindatud. Ma ei oleks nii kindel, et see järgmine kord nii läheb. No mis Alajõe kaotab, kui ei ole esindatud seal? Mis ta kaotab? No Alajõe on praegugi, nii ütleme, 5 ratasvankli all. Siis ta üldse kaob ära. No nii, selge. Kas me lähme järgmise teema poole? On kellegi veel midagi öelda? Et sinul? Ei. On. Annan sulle kohe mikrofoni või? Jah, palun. Tere õhtust. Mul on väga hea meel, et alustasime kohe nii üksmeelse teemaga, et ausalt öelda osavald on nagu selline hädaväljapääs ja tegelikult lihtsalt üks mingisugune silt, kui tegelikult demokraatia ei toimi. Nii et ma ei tea, mul on tõesti väga hea meel, et algas nii üksmeelselt, et vaatame, kuidas me kuhu me niimoodi välja jõuame. Aitäh! Nii, ja teine teema on meil siin, kuidas suhtute looduskaitsesse. Ja seekord alustab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Andrus Tass, palun. Ma saan aru, et jutt käib Alutaguse rahvuspargist. Meil on muidki looduskaitse probleeme, aga palun, jah. Looduskaitse ei suhtu kuidagi halvasti, et kui ta on seal, kus ta on, siis on väga hästi. Aga kui ta kipub sealt välja tulema, kus ta praegu on, siis ei lähe mitte. Et kui me sealt edasi minna Alutaguse rahvuspargi juurde, siis praegusel seisus on teada, et on laienemine number 2 ja siis tuleb veel etapp 3 ja jumal teab palju neid veel tuleb, et see kindlasti ei lähe. Et enne kui ei ole tagatud kohalike inimeste jätkusuutlikkus oma külades ja elatustaludes ja metsataludes, siis EKRE ei toeta Alutaguse rahvuspargi laienemist ja kõike, mis kaasneb looduskaitsega. Et esikohal peab olema ikka kohalik inimene, pärandkultuuri osa on kohalik inimene kõigepealt. Tänu selle kohalikul inimesel on see looduskaitse siiamaani toiminud ja need metsad on ka eluterved ja nii edasi ja see loodus kaitstud. Praegu aitäh. Nii, ühesõnaga mahtusid ilusti minuti sisse, siis Tauno ja Andrus, mida teie arvate Alutaguse valla looduskaitse probleemidest, Alutaguse rahvuspargist, millest iganes? Kuna algne küsimus oli, et kuidas me suhtume looduskaitsesse, et siis me suhtume looduskaitsesse väga hästi. Aga me oleme samuti seisukohal, et looduskaitseliste piirangutega ei tohi meie inimestele liiga teha ega kahju teha ja kui riik peab oluliseks kuskil piiranguid kehtestada, siis need tuleb meie inimestele ja ettevõtjatele õiglaselt kompenseerida. Andrus, mulle tundub, et su trummeldamine kostab mikrofoni, aga sa tahad äkki rääkida midagi? Ma ei tea, mina olen nüüd kohe mürkroheline inimene, eks ole, et noh, kui siin on lendodavast, see on nüüd mu isiklik seisukoht, mitte meie valimisliidu seisukoht, et siis lendodavat võib minna vaatama ka Helsingi keskparki ilusti, ei ole tarvis teda siit mööda Alutaguse taga ajada. Ja probleeme, ma ütleme niimoodi, et kui inimesed ka ära lähevad, siis on ju hästi tore, kui meil on palju loomi, siin oli hiljuti, ma kohtusin ühe norralasega, nendel on 1,5 inimest ruutkilomeetrit, no meil on 3. Nii et ühesõnaga kõik peab roheline olema. Nii, palun, Paul. Sinu suhtumine looduskaitsesse? Mina küll 1 minuti sisse ära ei mahu. Sa raiskasid juba 5 sekundit, palun jätka. Just, sellepärast ma nagu pikalt sellest ei hakka rääkima, et meil on tegelikult neid probleeme peale lendorava märksa rohkem. Et ma olen igal juhul selle poolt, nii nagu Andruski, et kui
kaitsmine toimub, siis peavad olema seal juures ka inimestega kokkulepped, et see ei kahjustaks ka nende huve. Ehk siis see võiks ikkagi välja näha umbes nii, nagu Soomes on. Aga peale selle on meil endiselt veel põlevkivi kaevandamine, meil on endiselt suur vee võtmine Kurtna veehaardest, ega need probleemid ei kao kuhugile. Et nendega tuleb järgmised 4 aastat täpselt samamoodi edasi tegeleda. Aitäh. Nii, palun Marek. Looduskaitse on muidugi kõigile väga oluline, meil on probleeme väga mitmel alal, kuid seesama Keskkonnaamet, kes meile surub peale jätkuvalt pargi laiendust, ei ole siiamaani teinud sotsiaalmajanduslikku analüüsi, meie RMK on ta teinud. Kahjuks meil on rohkem kaudata kui võita. Ja inimeste huvid on ikkagi enne kõike ja meie ettevõtjate huvid. Et sel juhul peab olema mõistlik sümbioos ja nagu Tauno ütles, tegelikult need kompensatsioonid praegu ei toimi, nad on liiga väiksed. Aitäh. Ja, et muidugi peab loodust kaitsma, aga peab ka inimesi kaitsma. Et selles suhtes ma arvan, et meil Reformierakonnas inimeste kaitsmine on tunduvalt võimalikult edukam. Sellepärast, et me oleme ikkagi peaministri partei, me oleme suure tõenäosusega tulevikus valitsuses. Aga kui hea valija valib valimistel, ei taha halvasti öelda, aga suvalisest valimisliidust tubli külamehe või tubli külanaise, kuidas tema saab siis riigiga kokkuleppel siis inimest kaitsta siin meie piirkonnas? Ma arvan, et see on raske. Mul on selle kohta kohe küsimus, kas see Reformierakond näeb ennast igavese valitsusparteina ja kõik teised on suvalised külamehed? Ei, mitte seda, aga täna meil siin ju ikkagi on valimistel ja valimisliidud muudavad iga 4 aasta tagant oma nimesid ja nad ei ole poliitiliselt ennast määratlenud, et meie võimalused suured, aga Reformierakond ju ajaloost me ju teame, et on kõige pikemaajalisem valitsuspartei ja see saab ka tulevikus olema. Kas see ei tähenda seda, et teie olete osa nendest probleemidest tekitanud? Nii. See ei ole mitte teie tekitatud probleem. Milline probleem? Probleem ei ole ju. Meil ei ole probleeme. Vabandust, siis jätkab Andrus. Ja, aga palun, ühesõnaga öelge midagi looduskaitse teemadel. Kellega te nõus olete ja kellega te nõus ei ole? 1 minut, jah? Esialgu 1 minut, jah, aga võib juhtuda, et jah, selle looduskaitse teema või patroon on olnud lendorava, eks, et tegelikult on seal asja taga palju muid. Kotkad, metsised, mingid lõikeheinad ja mis iganes veel. Et mida iganes on Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium lubanud, siis üldiselt need asjad ei ole siiamaani toiminud. Meie kõige suurem maadeprotsess, mis oli looduskaitsega seotud, sai nüüd ümber, 26 aastat kestis. Oli Järvel ja maastikukaitsealal 8 kinnistut ja siis siin pidi ka vald appi tulema, kui Eesti riigis maadevahetus ei ole lubatud. Et kõik need teised asjad on täpselt samamoodi ja tänane päev näiteks minu endagi peremetsas on see sama lendorav olemas. Et tänasel päeval on see, et nad on seal alles tänu sellele, et me ei ole lihtsalt teinud lageraiet, me ei ole teinud nii suures mahus ja kõige naljakam on see, et tegemist on endiste heinamaadega, kuhu see orav on sisse kolinud. Need küsimus on selle, et miks ta on kolinud meie metsa järgelt kuskil mujale midagi väga valesti. Ja kui Keskkonnaministeeriumist on öeldud, et ärge muretse, kompensatsioonimehhanismid töötavad, siis nad ei tööta. Nad ei ole kunagi töötanud. Palun, Tauno ja Andrus. Mina võtan siit laua taga olijate sõnavõttest kokku, et selles teemas oleme me päris ühel meelel. Tuleb kaitsta loodust ja inimest. Priidu seisukohta ei kommenteeri ja kui talle see arvamus, ta niikuinii seda ei muuda. Ja, palun. Ega mul ei ole midagi lisada.
Täpselt samuti, et me oleme leidnud selles teemas vähemalt ühise keele alati. Nii, Anneli, sul on küsimus. Ma pigem tõstataksin võib-olla sellise diskussiooni teema, et me räägime looduskaitsest, siis mina võtaksin seda laiemalt kui keskkonnateema ja minu hinnangul on meie vallas täna valdkond, mis vajab nagu sellega rohkem tegelemist, on jäätmemajandus. Et minu hinnangul on viimase 4 aasta jooksul nagu Iisaku kandi inimeste ja Peipsiäärsete inimeste hinnangul läinud just see jäätmemajanduse olukord halvemaks. Ja küsimus on see, et kuidas seda olukorda lahendada. Ma tean, üks küsimus tuli ka selles valdkonnas, et jah, ühesõnaga minu hinnangul on see valdkond väga nõrk olnud siiamaani ja sellega tuleb tegeleda. Kahtlemata jäätmemajandus on ka üks osa. Mis teil jäätmemajanduse kohta öelda on? Kuidas sa lahendaksid jäätmemajanduse probleemi? See on looduskaitse osa. Väga lihtsalt. Kõik peavad jäätmeid sorteerima ja see, mis üle läheb olmeprügisse. Et tegelikult mina olen oma peres seda asja ka vaadanud ja tegelikult kui ära sorteerida, siis olmeprügisse läheb vaevalt ainult 1/3. Et kui küsimus sellest igale poole see kaste panna, siis soovitan erinevaid värve kilekotte ja kõik läheb ühte konteinerisse. Tauno ja Andrus, kuidas sa lahendad jäätmeprobleemi Alutaguse vallas? Ka Iisakul näiteks? Ei, no, see on teema, millega tuleb iga päev tegeleda ja kus viga need laita, seal mine ja aita, et siis tulebki korda teha, kus on, et paljuski saab öelda, et jah, vallad olidki ühinemise hetkel erinevad, et näiteks Mäetaguse vallas olid asjad juba siis korras enne ühinemist. Andrus, kuidas sa tunned ennast? Abo mikrofoniga räägib. Jaa, ma võtan mikrofoni, siin on neid mikrofone vähe. Nii. Andrus, kuidas sa tunned ennast metsas? Kas sa saad oma jäätmed ära anda sinna, kuhu sa tahad või on sellega probleeme? Jah, sa pead mikrofoni räägima. Andrus, teine mikrofoni tagasi. Mina olen natuke ülekoormatud nende jäätmete äraandmisega. Kui on kinnistud rohkem kui üks, siis ma igal pool maksan, aga mul ei jätku jäätmeid sinna igale poole anda, kuhu tuleb maksta selle eest. Nii et mina ei näe probleemi kuskilgi. Nii, ja kuidas on Illuka ümbruses ja Kuremäel jäätmetega? Kõik on pühad jäätmed kloostri ümbruses. Mina näen iga jumala päev probleemi metsal valdavalt, sest et kodanikud ei vii prügi sinna, kuhu nad peavad viima ja kas põhjus on selles, et ei ole kuhugile viia või on vilets lastetuba või veel midagi kolmandateks, aga minu arust see, kes pime ei ole, see ma päris täpselt ei tea, võib-olla siinpool on kuidagi parem, aga meie kandis, ehk siis Jõhvi-Vasknara maantee ääres on nagu selline üldlevinud teema, et metsaalused on kraami täis ja ega seda ainult omavalitsus ei lahenda, see on ikkagi koostöös riigiga ja see ei lahene kindlasti mitte niimoodi, et riik paneb omavalitsusele mingid sellised nõuded peale, mida kuskil maapiirkonnas on sisuliselt võimatu täita. Nii, kas see Raudi kalmistu on väga suur jäätmeprobleem Alutaguse vallas? See on Kohtla-Järve linn. Jah, aga ta on keset teie valda ja mul on küll täiesti ükskõik, kui ma seda näen, kas see on Alutaguse oma või Kohtla-Järve oma. Aga ma võin öelda, et kindlasti on oluliselt suuremaid probleeme kui see kalmistu, et sealt ikkagi veetakse seda prügi ära, et meil on siin suvila omanikud ja nii edasi, kellega on neid probleeme palju rohkem. No nii, Marek, jäätme probleemi Keskerakond ja... No kui öelda Peipsi kanti ja meie prügikogus tõuseb kuni 10-kordselt suvel, aga see probleem, nagu ütles Paul, on ikkagi rohkem kahe kõrva vahel, sest kas on võimalisi, kuhu panna eri sorti prügi, on küll. Kas sinna tahetakse panna? Pigem mitte. Nii, ja Aadil on vist kommentaar. Aitäh. Nüüd
Nüüd ma ütlen päris ausalt, et ma ei saanud mitte midagi aru, mida te rääkisite, sellepärast, et ma kuulsin ainult mingisugust vastandumist. Ma kuulsin seda, et on vaja vastandada vallakodanikku ja looduskaitset, ehk siis oli küsimus, et kumb on olulisem. Mina ei saa sellest küsimusest, ma ei saa sellisest hoiakust aru, sellepärast, et kui te küsite ükskõik milliselt kuskilt mujalt Eestist olevalt inimeselt, et mida nad teavad Alutaguse kohta, siis see loodus on siin väga olulisel kohal, aga kui vastandada looduskaitset ja inimest, võib-olla te ei märganud seda, et te niimoodi rääkisite ja võib-olla te ei mõtle niimoodi, aga see kõlas niimoodi, nagu peaks valima, kumb on olulisem. Ja see vastandumine ka riigiga, te ei pea mind kommenteerima, et te tahate mikrofoni, ja see vastandumine riigiga on ka kuidagi nagu väga 90-ndad, et ei pea kogu aeg vastanduma, et kui mina oleksin teie valla kodanik, siis ma oleksin praegu päris pahur ja ma tahaksin, et oleks rohkem niimoodi tulevikku vaatavat, edasiviivat mõttekäiku, et mida me siis teha saame ja kuidas oma kodanikke toetada, vaatamata sellele, et loodust on ka vaja kaitsta või siis loodust kaitsta niimoodi, et kodanikud ka õnnelikud oleksid ja et mitte vastanduda riigiga. Et kodaniku jaoks ei ole vahet, milliseid ülesandeid teeb kohalik omavalitsus ja milliseid ülesandeid täidab riik. Et natukene võiks olla seda positiivsemat ja konstruktiivsemat edasiviivat suhtumist. Nii, ma olen Aediga selles suhtes nõus, et mind ka üllatas teie kõigi ühine vastandumine looduse kaitsele, ükskõik, kes nimetas seda lendorava probleemiks, kes jäätme probleemiks. Ma saan aru, et Tauno tahab Aedile vastata. Ei taha, kas keegi teine tahab? Aga ei, selles mõttes, et EKRE ja andke see mikrofon, muidu ma jään jälle ilma mikrofonita. Üks minut kõigile, kes tahab. Ja, et meil on programmis, nagu te näete, on ilusti sees see prügiteema, et me loome siis suurematesse vallakeskustesse prügijaamad, mis oleksid siis viisakad ja ilusti sorteerimine oleks seal võimalik, pakendiriiete, paberi, biojäätmete ja muu kogumiseks, et ma arvan, et me oleme praegu Eesti riigiga jõudnud nii kaugele, et need asjad ka maapiirkondades oleks mõistlikud teha. Kuidas te kritiseeriksite teiste debati osaliste looduskaitse ja keskkonnapoliitikat praegu? Kas te olete selle kõigega nõus või ei? No, me ju räägime ühistest asjadest praegu, et me näeme neid probleeme ikkagi praktiliselt ühtemoodi ja tõsiselt ongi niimoodi, et järk-järgult tuleb neid lahendada, et ma ei ütleks küll, et siin nagu mingit suurt sellist vastandumist on. Kas kellelgi on öelda teise valimisliidu, teise erakonna keskkonnapoliitika kohta midagi? Selleks on nüüd, teil on võimalik arutada omavahel. Palun. Ma tahtsin täiendada lihtsalt seda, et tegelikult meie vald on Eesti tõenäoliselt üks paremini looduskaitsega kaitstud omavalitsus, sest meil on väga palju territoorium, mis on RMK hallatav. Meil on Alutaguse rahvuspark, mis on oma territooriumilt ju väga-väga suur. Et selles mõttes, et ma olen nagu ka riigi poolt kaitstud. Iseasi on see, et kui me räägime RMK-st, et tema on ka üks suuremaid metsa maharaiujaid, et kuidas see looduskaitsega nende poolt on tagatud, et seal on pigem küsimus. Nii, kas Andrus, Tauno? Võta palun mikker siis. Selle metsaäälte risustamisega, et kui ma tulin Tartust siia kanti elama, siis oli samasugune lugu oli ka Metskülas. Aga puhtkodaniku algatuse korras ma ise jälgisin, suisa ajasin need inimesi minema, kes tulid ka autosid pesema ja seal toimus ikka, ma ei tea, mis asi. Ja nüüd enam sellist asja ei ole, nii et palun kodaniku algatuse korras ise aktiivsemalt olla. On metsad ka puhtamad. Härra Toss, tahab midagi lisada? Et ma saan aru, miks te aru ei saa. Teil ei ole endal metsa, kus keegi tahab midagi paari ära võtta. On ikka. Aga küsimus on selles, et Uudo Tiimi suur unistus ja lendorava unistus oli, et Eestis oleks 250 lendoravat. Nüüd on Eestis 250 lendoravat ja need on kõik enam-vähem siin Ida-Virumaal Alutagusel. Uudo Tiimi uus unistus on, et Eestis oleks 1000 lendoravat. Et küsimus on selles, et kas need 1000 peavad ka Alutagusele ära mahtuma või nad võiksid ära mahtuda Eestisse? Okei, Uudo Timmiga olen ma koos ülikoolis õppinud. Kas tahab keegi veel... Mul on küsimus vastandumisest riigi. Võta see mikrofon siis.
Vabandage väga, te räägite kogu aeg riigiga vastandumist. Ma arvan, et te ei ole meie valla kodanik, kellelt võetakse ära töö ja tema vara. Ma küsiksin, kuidas te siis vastanduksite? Oleksite ka õnnelik? Läks vaidluseks. Kuidas seda vastab? Ei vasta sellistele asjadele. Hea küll. Praegu on võetud vastu otsus, et hektar kaitsealust maad, sellest on kompensatsioon 60 eurot aastas. Kas sellest piisab? Kindlasti mitte. Kas sellega on kõik nõus või kui suur see kompensatsioon peaks olema? Ühesõnaga, ütle palun see siis. Ütle mikrofoni, jah. Et kompensatsioon 1 hektari eest aastas 60 eurot on vaevalt 1/3 tegelikkusest, mis vaja on. See on mingi naljanumber või? Kas ülejäänud on sellega nõus? Ja kuidas te kavatsete mõjutada valitsust, Riigikogu, keda iganes, et see kompensatsioon siis kasvaks? Ma ei usu, et ta 3 korda kasvab, aga 2 või 2,5 või 1,5 korda. Kuidas? No meie asi on teha ettepanekuid, nii nagu need teevad metsaomanikud ja need inimesed, kes kaotavad sellest kõige rohkem. Küsimus, et kas volikogu ja vallavalitsus seda toetab, pigem me oleme siiamaani seda toetanud, ega meil muud üle ei jää. Nii, on veel kellegi mõtti seda? Saatke see Tudulinna, see mikker. Vabandust. EKRE-lasest sai Tudulinnana. No, sa ei ela seal enam või? Elan küll, elan Roostoja külas. Okei, ühesõnaga siis. Et ma arvan, et nendel valimistel ongi väike erinevus see, et ma olen alati valimisliite toetanud, aga sellel korral on, kuna meil teemad on looduskaitse, haridus ja kaevandused, siis on väga kasulik, kui asja võetakse ka oma erakonna liinis. Et ma arvan, see tugi on palju parem ja suurem ja võimalus saada tegelike tulemusteni jõuda. Nii, kas on keegi veel midagi? Ei ole selge, kui ei ole, siis võtame... Ei, aitab, sa oled ju öelnud. Nii, et ma küsin nendelt, kes ei ole midagi öelnud. Tauno. Hakkame järgmise punktiga. Me ei saa midagi. Nii, hoia nüüd seda... See on kartelliparteide küsimus, las nemad lahendavad selle ära ise. Selge, on siis... Nii, Tauno, kõik aitab, läheme järgmise punktiga. No kui rääkida parteidest, siis minu arust meie minister juba alustas Keskkonnaameti purgamisega. Nii, selge. Ühesõnaga, Mikker läheb Tauno juurde ja me oleme nüüd seda teemat rääkinud päris palju. Järgmine teema on... Kuidas... Mul läheb lennuk varsti, jah. Kuidas omavalitsus saab aidata valla kodanikele oma õiguste eest seista? Näiteks seoses kaevandusmõjudega, aga see on lihtsalt näide. Nii, palun, Tauno ja Andrus. No kõigepealt tuleb ära kuulata need inimesed, keda siis need kaevandused või muud, ütleme, sellised piirangud mõjud puudutavad. Ja mitte omast kogemust, aga Mäetaguse kogemust on ju võtta, kus Mäetaguse vald aitas inimest kohtus ja kohtukulude katmisega kaevanduse ettevõtte vastu. Et sarnased meetmed. Ei, mul ei ole midagi lisada. No selge, siis saada Paulile. Asi lihtne. Vallavalitsus peab oma tööd tegema, nii nagu ta on ette nähtud. Selge see, et päris tõsine osa, eks ole, meie sissetulekust tuleb erinevatest kaevandamistasudest, veerikasutusest ja nii edasi. Aga peame selle asja juures igal juhul inimeste eest seisma. Nii, kas seal oli punkt, siis palun Marek. No nagu Tauno ütles, ega meil suuri nagu võimalusi ei ole peale inimeste aitamise, kui on vaja minna kohtusse ja samuti, kui me räägime uutest karjääridest ja kaevanduskohtadest, siis on vastavad piirangud, mis paneb peale meie vallavolikogu. Nii, ma saan aru, et seal on vastatud, siis... Tere õhtust kõigepealt, vabandust, hiljaks, aga tundub, et kõik on juba nagu sisse elanud ja niisugune debatt käib. Räägime asjast. Mina räägin asjast nii palju, et samamoodi nagu Taunogi on minul kogemused Mäetaguse vallast ja toona oli tõesti oli selline
selline võimalus, et me lihtsalt aitasime inimesi, kui nad tõesti nende vaidlused läksid kulukaks. Aga enne me püüdsime ka alati nii-öelda selle kahju tekitaja või võimaliku selle probleemi tekitajaga ka läbi rääkida, et leida otse ilma kohtuta võimalikke lahendusi. Ja eks sellised läbirääkimised tihtilugu kannavad ka vilja. Aga kui tõesti enam sellest pole nagu abi, siis on olemas ju Eestis institutsioonid, kes sellega tegelevad ja omavalitsus on tõesti võimalus aidata inimestel neid kulusid katta. Nii, siis EKRE tudulinna Andrus. Võid tossa öelda mulle? Ütlen ka. Töötab jah? Kuidagi ei kuule, enne kuulsin. Aivar rääkis mikrofoni punases. Aivar rääkis laulumehe häälega väga kõvasti. Nii. Jah, tihtipeale kiputakse ära unustama, et omavalitsus ongi rahva esindus, et me ei ole riik, et me esindame oma rahvast eelkõige. Aga ma saan aru, et probleemid kaevandused on erinevad ja protsessi kindlasti veel lõpetada ei saa, et enne vanasse kaevu sülitada, kui uus valmis on, kui me lõpuks rohepöördest räägime ja sinna jõuame. Aga meie oleme oma valimislubadus lubanud ka väikseid lubadusi, et põhiline teema on ikkagi vesi näiteks, et nii inimestele kui ettevõtetele. Ja ka see tuues näiteks põllumehe, siis on natuke ebanormaalne, kui põllumees peaks ostma vett, millega ta teeb taimekaitset põllu peal see lama tonni või liitri hinnaga, mis on joogivesi. Et seal tuleb erinevad lahendused leida. Aitäh. Nii, kuidas ülejäänud kommenteerivad seda? Mina võin selle vee kohta küll nagu niimoodi öelda, vee ja kanalisatsiooni teemaga, et kohalik omavalitsus saab, Alutaguse vald saab ju riigi käest ikkagi suhteliselt suure osa selle ressursitasudest ja veeerikasutustasust, et täna me toetame seda. Võib tulla oht, et vesi läheb, sest vee oma hind on meil tegelikult ju hästi kallis siin Alutaguse vallas, sest torud on pikad ja kogu see tootmine on siin kallis ikkagi. Aga selleks ongi ressursitasu, et me saaksime inimest aidata, ettevõtted aidata. Me ei tohi seda ära kaotada. Meie programmis ongi sees, et me jätkame veekanalisatsiooni hinda doteerimist praeguses mahus. Ei tõsta siis veekanalisatsiooni hinda eraisikutele ega ettevõtetele. Et valija saab 4 aasta jooksul kindel olla, et vee hind tema jaoks ei tõuse järgmised 4 aasta jooksul. Kui elektri hind 3 korda tõuseb veel, mis siis saab? Kordan, me ei tõsta vee kanalisatsiooni hinda eraisikutele ega ettevõtetele. Selge. Kas on kellelgi midagi lisada näiteks? Ma võib-olla toetaks Andrust selles teemapunktis sellega, et tõepoolest, et see puhastatud joogivesi põllumeestele, et tuleb jätkuvalt otsida uusi lahendusi, et kuidas mitte seda teha, et luua mingid teised reservaadid, kus seda vett ammutada. Sest see vee puhastamine ja transport on meie vallas tõesti väga kallis. Nii, kas Paulil ja Marekil on midagi lisada selle teemal, vaielda kellegagi, ümber lükata, parandada, tõsta? Vabandust. Me oleme tegelikult selle vee kompenseerimisega nõus. Ma olen ka nõus, aga küsimus on selles, et vabandage, meil on rohepööre ja see teeb meie elektri 3 korda, see on veel hästi öeldud. Kui see elekter läheb oluliselt kallimaks, aga kogu veevärk jääb läbi pumpade, see on ilus lubadus, mida on väga raske täita. No nii, ühesõnaga siis kommenteerib seda küsimuste ringi siis Aet. Minu kommentaari, tegelikult pigem küsimus isegi, et me ju teame, et need materiaalsed võimalused on olnud läbi aegade erinevad ja kõigil ei ole olnud samad võimalused, mis on olnud mäetagusel. Et kas sellisele küsimusele, nagu oli, et kuidas omavalitsus saab aidata vallakodanikel oma õiguste eest seista, et kas sellele küsimusele oleks võimalik vastata ka mingite mittemateriaalsetele vahenditele viidates? Palun. Tegelikult ma täpselt ju seda ütlesingi, et vallavalitsus peab tegema oma tööd, volikogu peab tegema oma tööd, ehk siis tarvidusel, kui
nii nagu ka Mäetagusel just räägiti, ka räägiti läbi, eks ole, mõlema poolega räägiti läbi, püüti olla ka vahendaja tarviduse korral, aga samamoodi, kui näiteks on vaja ka mõnes mõttes survet avaldada, siis peab seda valla poolt tegema. jah, no täpselt samuti, et kõik on õige, aga need küsimused, ma pakun üle 50% on ikkagi finantsküsimus. Tavaliselt raha tuleb eelarvest, aga kust tuleb eelarvesse raha, meil on 3 varianti, kuidas ta sinna tuleb. Ja teine asi on see, et kui me saame aru, et kaevandused on toredad asjad, aga kui nad ükskord kinni lähevad, mis siis saab? Millega me siis seda vett kompenseerime? Ja, et ma nii palju lisaks küll, et kuidas võtta materiaalne abi. Natukene suur vahe, siis veel suurem. Okei, nüüd on hea. No selge. Et eks ta lõpuks ju taandub ikka sinna materiaalsesse. Tõesti, et me kasutasime ka sellist varianti, et inimestel oli vaja lihtsalt juriidilist nõu. On väga palju probleeme, no inimesed ei oska midagi pool teha. Ja tekivad olukorrad, kus on vaja kiiresti midagi lahendada. Ja kui vald maksab selle juriidilise teenuse kinni, eks on ka ju materiaalne. Aga jah, et Paul juba kordas, et selline läbirääkimised ja enne kui üldse jõutakse mingite selliseste kohtuvaidlest, et hea on jõuda kuskil kokkuleppele, et see on alati kasulik nii valla inimesele kui ka valla ettevõtjale või ükskõik, kes see ettevõtja siin koha peal toimetab, et ma arvan, et need on sellised kõige kasulikumad lahendused mõlemale poolele. Ma pean nüüd häbenema ja ütlema, et ma ei pannud tähele, kas Andrus ja Tauno said rääkida, ei saanud, palun siis vastake siis. Üldiselt on ära vastatud, ega pakun välja, et see vastus ongi 50% materiaalne, 50% kuskil mittemateriaalne, sest üks läbirääkimised, aga tähelepanu juhtima, et ka terve Eestimaa peab teadma, mis probleemid siin on ja see tähendab massimeedia vahendeid ja nii edasi, et mitte ainult. Et ei saa olla niimoodi, et terve Eesti elab meie energia peale, siis pärast püütakse käed puhtaks. Ma selle Aeti küsimuse osas, et mis puudutab mittemateriaalset nagu võimalust inimesi aidata, et ühe lihtsalt elulise näite toon, et siis kui tõusetus see teema rahvuspargi laienemisest, siis pöördus vallavalitsusse, pöördusid nii kohalikud metsaomanikud, samas ka RMK, samas ka Viru pataljon, ja vallavalitsus koordineeris seda tegevust ja siis kõikide nende osapoolte nimel meie tegime siis pöördumise ministri poole ja ma näen ka edaspidi, et tulevikus see on selline mittemateriaalne, mida vallavalitsus, kus saab aidata, et ta võtab sellise koordineeriva rolli enda peale ja inimeste eest siis ajab riigiga asju. Nii, ja sellele tõmbame nüüd joone alla tõenäoliselt ja siis hakkab ilmselt peale kõige, ma kahtlustan, et see on selle valla kõige tulisem. See ei ole isegi mitte nii tuline teema kui lendorav on. See teema on siis, kas teil on plaanis muudatusi valla hariduselus ja kui te neid tõesti ette julgete võtta, siis milliseid, Paul, palun? Sul on Illuka kool. Jah, mul on Illuka kool, aga peale selle on veel Liisaku kool ja on veel Mäetaguse kool. Täitsa mitu kooli. See oli vist eile või üleeile oli saade Eesti Televisioonis, kus räägiti kaevuritest ja seal öeldi kõva häälega siis maha, et tõenäoliselt kaevandatakse veel 10 aastat julgesti samas mahus edasi. Optimistlikult tähendab see seda, et meile peaks ka laekuma ressursitasu selle võrra. Mis tähendab seda, et vähemasti järgmise 10 aasta jooksul ei peaks nagu tekkima materiaalseid valikuid sel teemal, et kas me peaksime mõne kooli kinni panema või mitte, et see on nagu puhas edasi nagu isiklik arusaam asjast, et meie enda arusaam on see, et me ei peaks enam koole sulgema ja ka mitte, kui ma räägin Illukast, eks ole, siis mitte ka kaotama
ühtegi kooliastet. Mis puudutab Iisakut, siis tegelikult meil on praegu täpselt sama seis, kus järgmise 10 aasta jooksul meil otsest materiaalset lühidalt ka Mäedagusest. 3 sõnaga Mäedagusest, mis saab? Sulgeda. Kuidas? 3 sõnaga Mäedagusest, mis saab? Mäedagusest? 1 sõna oli, nii. Mäedagusele jääb põhikool. Selge, palun, Marek. Meie seisukoht on kindel, et kuna praegust meie koolides on normaalne laste arv igal pool, meil ei ole enam neid muresid, et vot saab mõni kool otsa ja lapsi enam ei ole ja peale ei ole tulemas, siis me leiame, et meie kõik 3 põhikooli jätkavad ja Iisaku gümnaasium peab ka jätkama. Sest oma isiklikest kogemustest olen saanud kätte, mis asi on riigigümnaasium ja ma leian, et ei ole vaja seda kogemust saada meie valla elanikel ja meie gümnaasium võiks jätkata. Aitäh! Selle võtta mina praegu. Nii palun, Reformierakond. Meie nimekiri leiab, et meie valla tugevuseks ongi meie 3 kooli, sealhulgas gümnaasium, aga ka meie 4 lasteaeda ja huvikool. Ja kui midagi muuta, siis muuta saab ainult paremaks. Siis arendada või teha paremaks need õppekavasid, kajastada seda õppekeskkonda, kus lapsed õpivad ja ka juhtimist parandada. Ja tegelikult kool võiks olla ka rohkem elukestva õppetoetaja. Täna ta seda väga ei ole, õhtul pannakse uksed kinni ja sellega lõpeb. Et siin huvikool on see, kes on näite, kes tegelikult ka aktiivselt tegeleb elukestva õppega. Mis puudutab Iisaku gümnaasiumis, meie arvates 3 aastaga on gümnaasium ennast nagu selle uue mudeliga tõestanud ja me leiame, et gümnaasiumit tuleb edasi arendada ja selleks tuleb leida ka piisavalt täiendavad riigi toetusi, et saaks neid võimalusi seal parandada. Ja mitte ainult spordiosa, vaid ka gümnaasiumi enda õppekava, mis tegelikult täna ei ole piisavalt tugev. Nii, palun. Tudulinna on koolita jäänud, aga ei ole ka Iisakust kaugel, palun. Huvitav, et tegelikult oleks pidanud Võhmarist alustama, sest Kirst Torsipel on seal. Ei, sina raskasid oma minutist juba 20 sekundit ära, jätka palun. Aitäh. Et EKRE on selle poolt, et kõik koolid jätkavad, nii põhikoolid kui ka gümnaasium. Toetame seda, et gümnaasium areneks edasi, mitte ainult korvpallisuund, tuleks sisse pärandkultuur, me siin rääkisime looduskaitsest, et seal tuleks edasi sisse nii jahindus, kalandus, retkejuhid, tasakaalustatud metsaringlus ja nii edasi. Ja meil on plaanis võtta ka tööle hariduskoordinaator, et üks osa sellest on koolid ja teine osa on täiendõppe ja elukestev õppe. Nii, palun, Tauno ja Andrus. No meie valimisliit ühtegi kooli kinni ei pane, kuigi sellist tagasisidet on minuni jõudnud, et kui Võhmar valitakse, siis paneb koolid kinni. Illukal ja Iisakul pole kunagi plaaniski olnud. Meil on 29 inimest valimisliidus ja seal on erinevad seisukohad gümnaasiumi astme osas Iisakus. Osad toetavad selle jätkumist, osad ei toeta. Ja minu nägemus on küll see, et Iisaku väärib uut kaasaegset õpikeskkonda ehk uut koolimaja, sest see vana amortiseerunud hoone, mis on omal ajal ehitatud 500-600 lapsele, kus täna on 190 last, et need kulud, mis sinna lähevad, et need on ikkagi kohutavad, et näiteks kütte- ja elektrikulud nüüd kütteperioodil on kokku 13 000 eurot kuus, kogu aasta sellised majanduskulud on 150 000, uue koolimajaga me suudaksime kohe hoobilt 100 000, eks ole, kokku hoida, kui ka riik veel seda toetab ja kas või 100 000, eks ole, õpetajate palkadele aidata neid järgi tõsta. Nii, kui enne debatti ma esitan ise veel küsimuse. Miks ei ole siin maakonnas kunagi olnud juttu sellest, et kolm gümnaasiumit, Toila, Iisaku ja Avinurme, võiksid koos moodustada ilusa kärgõppeasutuse, kus saab jagada nii õpetajaid, koolijuhtimist kui ka õpilasi ja erialasid, õppekavu. Miks? Vastan, et muidugi võiks, kui lapsi oleks, et koolid ju pannakse... 3 peale lapsi tuleb ju rohkem. Koolid pannakse ju kinni siis, kui lapsi ei ole, et meil on see Tudulinna näide olemas.
täna näiteks Iisaku gümnaasiumi astmes on meil 50 õpilast, 12. oli vist 19 kõige suurem klass, siis on 14 ja siis on 17 ja 50 siis 19 on, eks ole, väljaspoolt valda tulnud, et ka see 4 aastat on näidanud, et sellist nagu jätkusuutliku kooli jaoks või gümnaasiumi astme jaoks lihtsalt lapsi ei ole. Ütleksin, et võib-olla küsimus ei olegi laste arvus. Tegelikult distantsõppe andis väga hea võimaluse tegelikult selleks, et erinevaid kursuseid lugeda gümnaasiumi astmes hoopis veebipõhiselt. Ja täna on need e-kursuste võimalused valikainetena õpilastel olemas. On erinevaid teaduskoole, mis neid pakuvad. See summa, mis sellest tuleb nagu välja käia, on väike ja koolid tegelikult maksavad selle õpilase eest kinni. Ehk ma tahan öelda, et küsimus ei olegi lastes, vaid nendes erinevates võimalustest, millest meie lapsed oleksid teadlikud, et neil on võimalus võtta erinevaid kursuseid ka mujalt. Võimalused on olemas, laste arvus ei ole küsimus. Nii, kas Andrus, palun? Tohib korra, ma lisan ka, et seda on ju proovitud. Aga hoia seda mikrofoni palun suust kaugemal. Veel kaugemal või? Jah, see on okei. Et seda on ju proovitud teha. Tauno võib-olla parandab, kas oli 2007-2008 või kui me alustasime keskregiooni ühise gümnaasiumi ideed. Toona kalkuleeriti läbi, et kus saada lisavahendeid õpetajate palkade tõstmiseks ja see tõesti tehti väga põhjalik töö. Aga Joosis ei oldud valmis selleks, et Toile ja Iisaku loobuksid oma gümnaasiumist ja tekiks meil ühine siis keskregiooni gümnaasium. Aga ega see töö ei läinud ka selles mõttes puhta luhta, et sealt arenes välja praegune siis Jõhvi riigigümnaasium, nii et midagi oli sellest kasu. Nii, palun, Andrus. Siin oli minu jaoks, mitte esimest korda ei kuule, aga tegelikult on küsimus Iisaku Abinorme Mustvee. Et me räägime regionaalpoliitikast ja Eesti riigi julgeolekust. Kas igas koolis gümnaasiumis peab tõesti 600 inimest olema? Võib-olla võib olla 150, võib-olla 100 või 200. Et siin maapiirkonnas Eesti riigi servas, kus ühel pool on piir ja teisel pool on meri või järv, võiks rääkida regionaalpoliitikast ja raha ei saa tulla ainult pearahast ja omavalitsuse taskust. Ja õpilased ei peaks tulema ainult mitte maakonnast, vaid üle Eesti. Nii, Tauno ja... saada mikri sinna poole. Tauno ja Andrus. Jah, Andrusega ühtepidi justkui nagu nõus, aga elu ja praktika näitab, et neid ju ei tule. Et ma ütlesin, et meil on seal gümnaasiumi astmes, eks ole, ühes õppeastmes 5, teises 5 ja kokku on neid 19, eks ole, kes on väljast tulnud. Ma saan aru, et härra Tost tahab selle 19 kohta midagi öelda. Siis jah. Et ma toon lihtsa näite. Keelekümlus toimub meil täna ka, et meie Illuka ja Mäetaguse ja ka Iisaku kooli vastu on suur huvi muukeelsetel või venekeelsetel perekondadel ja vanematel. Et Iisaku muuseum on selline huvitav koht, kus päevad grupid üle Ida-Virumaa, Narvas, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt ja nii edasi. Ja kui tuleb 5. klass või 6. klass ja oma õpetajaga ja kui muuseumi töötaja ütleb, et palun tulge üle tee 2 korda eesti keeles ei saada arvu, siis on meil midagi väga valesti. See tähendab, et 40-60% täna ei toimi. Nii, siit ka ja siis läheb see mikrofon sinna poole, ma annan selle kohe. Tahtsin kommenteerida see õpilaste arvu mujalt, et tegelikult need numbrid ei ole mitte 5 ja 5, vaid on palju suuremad. Ma tahan seda öelda, et see, et gümnaasiumi kohta tegi volikogu otsuse 2018, et gümnaasium jätkab see uue mudelina, siis see lõi gümnaasiumis tegelikult sellise stabiilse õhkkonna ja meil ei tulnud mitte ainult gümnaasiumi astmesse õpilasi juurde, vaid põhikooli astmesse ka väga palju alates, ma mäletan, vist mitmes klassis, siis 6. klassis või oli juba õpilasi. Et tegelikult see, et gümnaasiumil oli selline stabiilsus ja kõik said aru, et jah, järgmised 3, 4, 5 aastat on see gümnaasium nagu edasi, siis see tõi lapsi juurde ja mina võin öelda seda, et mis puudutab nagu elanikkonna arvu, siis mina nägin, et see stabiilsus tagas ka selle, et noored pered, kes on tegelikult siit kantist pärit, vahepeal mujal on kolinud tagasi siia kanti ja ehitavad omal maju, neil on lapsed ja nad panevad oma lapsed kooli ja lasteaeda. Et minu meelest see stabiilsus on taganud ka selle, et meie elanikkond just noorte inimeste näol on hakanud kasvama. Nii, ma annaks siis sõna tegevõppele ka.
Jaa, et ma nende numbrite kohta siin tegelikult täitsa küsiksin aplausi publiku käest, sellepärast, et 3 aastat tagasi oli meil Iisaku gümnaasiumis 140 pluss natukene õpilasi. Ja täna on meil 196. Kus need siis lapsed tulnud on? Nad ei ole tulnud meie enda vallast, need on tulnud enamuses kõik üle Eesti kokku. Selle meie Nokia, mida me leidsime, selle sama korvpalliakadeemia, Reinar Halliku korvpalliakadeemia koostöös. Lapsed õpivad meil 2 õppekava alusel, õpivad siis tavalise gümnaasiumi õppekava alusel ja siis spordikooli õppekava alusel. Ja see on see koht, mida me peame hoidma. Me peaksime olema täiesti rumalad, kui me selle asja ära lõhuksime, mida me praegu siin üles ehitanud oleme ja läbi raskuste tööle pannud. Nii, ja kuna mikrofon on Pauli käes, siis ongi küsimus, nii Illuka kool kui ka Iisaku kool õpetavad valla jaoks võõraid lapsi. Kas see koormab valla eelarvet või on see vallale kasulik? Kõigepealt ma tahaks tervitada. Mul on siin täitsa mitu tuttavat õpetajat, keda ei ole veel tänase õpetajate päeva puhul õnnitletud. Palju õnne! Just. Priit, sind ka ei ole. Palju õnne. On jah, teistest valdadest lapsi. Et eks see on alati nagu 2 otsaga asi, aga mina näen praegu pigem tunduvalt rohkem neid positiivseid momente, kui meie peame neid omadeks. Ja ega see on ka üks koht, kus tegelikult ka täpselt neid samu uusi elanikega tuleb meile, kodanikke. Et jah, võib-olla on osad inimesed need, kes kirjutavadki selle pärast sisse ennast, elavad linnas, aga tulevik näitab. Kui on võimalust kuhu kolida, siis tegelikult ei ole praegu vist kuigi palju neid maju, kuhu kohta nagu tulla. Et pigem on see koht, et otsitakse seda maad ja võimalusi, kuhu ehitada. Nii, siis räägib Marek ja siis võtab Aet selle kokku ja kuna hariduse küsimusi on teise osa jaoks väga palju, siis hariduse teema jätkub niikuinii. Nii et palun. Kuna meie Mäetuguse ja Illuka kool saab 9 klassi baasil väga hästi hakkama integratsiooniga, siis tegelikult sama asja võiks jätkuda meie gümnaasiumis. See on see sama asi, mis rääkis Paul, et kui lapsed linnast tavaliselt venekeelsed anti meie koolidesse peale 9. klassi on nad väga hea eesti keelega, oleks mõistlik, kui nad jätkaksid meie gümnaasiumis ja oleks tore, kui nad tuleksid ka siia elama. Aitäh! Ma tegelikult lihtsalt võtaksin natukene kokku ja ei olegi küsimust, sest siin juba kõlas läbi natukene see, et e-õppe kogemus, mis annab tegelikult uusi võimalusi, et võib-olla järgnevate küsimuste puhul natukene selle peale ka mõelda ja kindlasti see erinevate haridusasutuste omavaheline koostöö, kas või puht majanduslikult, et mõnda asja ongi mõistlik teha võib-olla samas hoones, et ei oleks niimoodi, et esimene pool päevast on üks hoone täidetud eluga ja teine pool päevast on teine hoone täidetud eluga. Et see omavaheline koostöö on väga mitmekülgne asi, aga väga sageli jääb mugavuse tõttu see tegemata. Keegi ei vaidle vastu sellele, et see koostöö on vajalik ja teie ka ei vaielnud vastu, et mainisite seda, aga väga sageli tegudeni ei jõuta puhtalt sellepärast, et see on alguses keeruline. Aga ma ei oota praegu reaktsiooni, sest mulle tundus, et seda te ise ka rääkisite. Põlema. Nii, kuna haridusest on tõesti väga palju küsimusi veel ja ka järgmine teema, kuidas saada valda maksumaksjaid juurde, puudutab tahes-tahtmata seda hariduse teemat, see puudutab ka looduskaitse teemat, see puudutab ka, mis esimene küsimus oligi meil, kuidas looduskaitsesse suhtuda, osavalduse tõenäoliselt ei puuduta. Nii et siis, Marek, kus sa tood endale siin, Alajal on muide kogemusi osalise maksumaksjate juurde saamisega lühikeseks ajaks, aga see vist enam ei toimi. Toimib. Alaja häda ongi selles, et meil elavad inimesed pool aastat Alajal ja pool aastat linnas, nad võiksid terve aasta meil elada. Sellepärast, et tavaline Ida-Virumaa Alaja inimene omabki linnas korterit ja meil maja.
ja siis ta ei jõua ära otsustada, kus ta peaks nüüd lõpuks sisse kirjutama. No põhimõtteliselt, kust neid saada, nagu kõigil, see on ju töökohad. Küsimus on selles, et ma kahtlen, et meil töökohad jäävad selles mahus, kui me jätkame sama hoogsalt rohepöördega. Pigem peaks kusagil pidurdama seda asja. Kui me räägime elukeskkonnast, ta on meil hea, ta võiks olla veel parem. Teine asi on see, et palju meil kerkib uusi maju. No ikka kerkib, kui vaadata nii. Ja kolmas asi on muidugi kõige tähtsam see sama hariduse küsimus, et kui vanematel ei ole kuskil lapsi kooli panna, ma mõtlen täistsüklit, mitte 9 klassi, aga gümnaasiumit, siis tegelikult nad ei tule meil. See on üks võimalus. Aitäh. Ühesõnaga siis palun Reformierakond ära. Seega Reformierakond, kust te toote maksumaksjaid Alutaguse valda? Et kommentaariks Marekile, et mul on väga hea meel, et sinust tulihingeline gümnaasiumi pooldaja on järsku saanud. Aitäh sulle. Aga maksumaksjaid loomulikult inimesed liiguvad töökohtade järgi ja kui meil on rohkem töökohti, on ka meil rohkem maksumaksjaid. Aga ega siis siin meil Alutaguse vallas neid töökohti niisama lihtsalt suuri tehaseid, suuri ettevõtteid naljalt juurde ei tule. Võib-olla see mõte, mis meil omal ajal Iisaku vallas oli, et me oleksime selline looduskaunis hea infrastruktuuriga linnalähedane elupaik, kus siis inimesed käivad Jõhvi näiteks tööle, nii nagu ma ise olen 20 aastat käinud. Et selles suhtes on ta väga hea koht, peaksime ennast rohkem reklaamima, nii nagu me aga Iisakus oleme teinud Uuselamu rajooni, kus saab siis põhimõtteliselt tasuta maad, ehitus käib seal väga aktiivselt, nii et see kõik ja muidugi haridus ja need teemad on selle tugivõrgustiku suhtes ikkagi ääretult olulised, et meil ikkagi need inimesed tahavad siin meie vallas elada. Nii, palun, siis kuidas Tudulinna rahvast juurde saada? Räägime sellest, kuidas Alutagusel rahvast juurde saada. Nõus. Et väga lihtne, kui me see kaevanduse tulu kõrvale jätame, siis ega väärtust ja raha toovad meile ettevõtjad ja meie oleme leidnud, et panustada tuleb mikro- ja väike ettevõtjatesse. Ja neid saab toetada erineval moel. Et teadupärast peale Tallinna ja Tartu on kõik praktiliselt turutõrke piirkond. Et ka meie oleme turutõrke piirkond nii ettevõtluse mõttes kui ka kodude elamise mõttes. Et meil on planeerinud luua ettevõtluse ja kodutoetusfondi ja toetuse tähendab mitte alati ainult rahalist toetus, vaid ka aitamist asja ajamises, dokumentatsioonis ja inimestele projektide tegemises. Ja ka laenude andmises, et seal, kus pank ei tule ja ei anna, seal on võimalik ka siis käendada enne edasi. Teine teema on sama need teenused, võtame näiteks Kuremäe, selline tore koht, päris suur küla, aga toidupoodi kui sellist ei ole. Et omavalitsuse asi oleks ajada asjad nii kaugele, et saada ettevõtte kuskil kokku keskpaigas, et see toidupood sinna tuleks. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolmas asi on siis täiendõppe ja elukestev õppe, kus me näeme, et tekiks konkurentsi eelis teiste ettevõtete suhtes. Nii, seega siis Tauno ja Andrus Aamer jätkavad. Kust need inimesi siis siia juurde tuua, et ega vägisi ju ei too. Elektrikatkestus New Yorgis aitas. Et Alutaguse vald, kui ühines ja Illuka sinna liideti, siis oli meil napilt üle 5000 inimese. Juulikuu alguse seisuga on meid siis 4665 ja sünnib meil keskelt läbi nüüd nende viimase 4 aasta jooksul umbes 30 last aastas. Sureb meil umbes keskelt läbi 4 aasta kohta 60 inimest aastas. Ehk et iive on jätkuvalt negatiivne ja mina näen ikka tulevikku selles, et selle väheste vahenditega teha neid investeeringuid, mis ka vähenevas keskkonnas jäävad kestma ja mida on vald suuteline tulevikus ülal pidama. Küll on märgatav minu jaoks üks positiivne tendents nüüd, millele tõenäoliselt aitas kaasa ka koroonaperiood, ehk et inimesed Peipsi ääres paljuski on hakanud taastama oma suvilaid ja tegema neist alalisi elukohti. Ja lisaks on siis veel kaugtöö
laienevad võimalused tekitanud ka huvi, et omadagi siin elu- ja töökohta, eks ole, ja teha tööd distantsilt, aga linnastumise vastu me kindlasti ei saa. Ja Andrus kommenteerin ka ära, kuna mikrofon on veel minu käes, et täna tuleb pood koju, eks, ka sinna Kuningakülla, Permiskülla, Jaamakülla, et helistad Selverisse, tellid oma toidukorvi, ei pea olema pood selle jaoks. Nii, siis ilmselt Paul või? Kas mul on ka aega või ei ole? Tähendab, kui sul on üks lause, siis ühe lause võid öelda. Ütle pärast siis, jah. Siin on üksjagu palju tegelikult ära öeldud. Kunagi, kui me olime päris suures mures Illukal, samamoodi elanikkonna vähenemise suhtes ja jutuks läks, et kuidas siis peaks suurenema see elanikkond, siis paraku sai ainult nalja visata, et ainuke variant on see, et tuleb kas sõda või midagi sellist koledat, eks ole, kus inimesed hakkavad kortermajadest metsa tagasi tulema. No, nüüd on ta umbes nii juhtunud, eks. Selles mõttes meie pool on see, et me peaksime aitama neid juhul, kui neil on tõesti plaan siia kolima või kolida, et neil tõesti oleks kuhu näiteks maja ehitada või seda teha võimalikult vähese bürokraatiaga. Et see on ka see koht, kus kohas on nagu vallal üksjagu palju teha. Nii, ma arvan, et nüüd on võimalik siis vaielda ja alustame selle vaidlusega jälle siit. Kes see tahab? Andrus, anname Andrusele kohe. Või tegelikult võtta see mikker sealt siis. Ma ei tea nüüd see, et viimased terve see teise vabariigi ajal on meil kogu aeg see jutt, et kust me inimesi juurde saame. Ega me ei saa võidelda demograafiliste protsessidega. Pigem tuleks vaadata nende inimeste kvaliteedile otsa, et see on samamoodi maksutulu, kui meil on suuremad palgad, on suurem maksutulu. Ja see sama kaugtöövärk on selline, et nagu meie programmis on ka kirjas, meil on kitsas koht on praegu internetiühenduses, mis on tõsine probleem selleks, et teha kaugtööd. Õhu kaudu paraku Alutaguse metsades ei levi eriti, et mina leian, et siia tuleks panustada. See oleks üks reaalne lahendus, kus me saaksime kõrgemapalgalisi inimesi rakendada, et see annab samamoodi maksutulu nagu, ütleme, odavapalgalisi sisse vedada, eks ole. Selline on minu mõte. Nii, kas ma võin kohe oponeerida? Ütle kohe ja siis anna. Jah, et Eestis on kahjuks sedasi, et kuskil viimased numbreid ei tea, aga kuskil 56% inimestes elab vaesuses. Et tellida endale Selverist toitu koju ei saa kuidagi nõus olla. Aitäh. Tahaksin selle teema juurde lisada seda, et tegelikult ei ole ainult maksumaksjad meil siin, keda meil peaks rohkem olema, vaid meil peaks olema rohkem lapsi ja väärtuslikud on ka meie eakad. Aga tegelikult ma tahtsin tuua siia sellise teema nagu see sama elukeskkond, kus me elame. Et minu meelest kusagil vist Facebookis oli mingi teema tõstatatud, et tegelikult meil ei ole korterelamuid, kui inimesed saaksid tulla elama. Et kas või Iisaku Aleviku puhul võin öelda, et see on tõsine probleem, et ei ole kuhu tulla. Ja see elamufond, kus inimesed praegu elavad, et kui ma mõtlen Kasevälja peale, siis ma mõtlen, et tegelikult peaks neid inimesi aitama, et nad saaksid oma eluruumid korda teha. Kas või seda, et liituda keskküttega, soojustada need korterelamud, et meie leiame, et sellise renoveerimisfondi meie valla elanikele peab looma. Ja tegelikult, mida ma tahtsin veel öelda, mis töötab ju väga hästi, on hajaastuse programm. See on ju tingimuseks, et see krundi inimene peab olema sisse kirjutusega Alutaguse valda ja selle tulemusena ma usun, et nii mõnigi Peipsiäärne suvila või kusagil metsa sees mingi maja on saanud, see inimene on ennast sisse kirjutanud, et renoveerimisfondi puhul oleks samamoodi, võiks olla tingimuseks see, et peab olema sisse kirjutus vallas. Nii, ja siis vaidluseks on mikrofon jälle jäetud siis Keskerakonnale, nagu ma aru saan. Ma vaidleks natuke vastu. Internetiühendus on väga tähtis, aga kas seda peab ikka tegema vald? See on pigem riigi mure. Teine asi, et see, kuidas praegu riik teeb, ehk nüüd ütleme see kiir internet Peipsi ääres, ma olen nüüd tähele pannud, et tavaliselt pool küla saab ja pool ei saa, kuigi kuulutatakse välja, et terve küla sai, see on rohkem naljanumber.
Ja kui rääkida potentsiaalist, siis vabandage väga, Alaja piirkonnas on kinnisvara arv sama suur kui kogu valla muu kinnisvara arv kokku võetud. See tähendab seda, et kui me suudame teha sellise elukeskkonna, et nendel inimestel oleks huvitav sisse kirjutada end päriselt suvilatest ümber ehitatud majadesse, siis meie elanike arv tõuseks, sest need inimesed reaalselt kõik töötavad ja saavad head palka. Nii, Paul. Teised on kõik vist öelda saanud juba, jah? Jah, siis Paul, palun. Ei taha, siis räägi vahet. Ma tahaksin nüüd, et järgmise üritusena te tuleksite, need samad inimesed, kes siin on, tuleksid lihtsalt ühe laua taha ja teeksid ajurünnaku sellel samal teemal, sest sisuliselt ju vaidlust ei olnudki. Kõigil olid omad ideed ja ei olegi ju mingit ühte ideed, mis sellele küsimusele vastaks. Et ei ole ju mingit ühte ideed, et kuidas kõik inimesed nüüd tuleksid kangesti Alutakusele elama, aga nüüd kõik need ideed kokku panna ja järjest tegema hakata ongi tulemus käes, et minu arvates väga hea tulemus. Tehke aga koostööd. Nii, ühesõnaga põhimõtteliselt on see osa läbi. Kui kellelgi on midagi 2 lause piires öelda kõigi nende 5 teema kohta, siis palun. Aga kui ei ole, siis ja palun, aga see on 2 lauset, see on 2 lauset, saada see mikker. Ja need on suhteliselt lihtlaused, mitte riimpõim ja rindlaused. Aitan natuke järje peale. Et kui me 4 aastat tagasi selle valla tegime, siis juhtus selline asi, et me leppisime omaga kokku, et opositsiooni ei tule. Et siis saad natuke paremini aru, et me oleme nüüd siis kõik hambad ristis istunud 4 aastat tagasi, nüüd tuleb natuke teistmoodi, aga see ei tähenda, et me siin kohe tüllileme omavahel. Nii selge, siis Rene. Teeme väikese pausi, me oleme kõik väsinud, aparaat on ka väsinud, et meil muusikud teevad teile meeleolu, et teil veel mõnusam oleks kui praegu ja siis ma arvan, et mis me teeme 5-10 minutit, palju tahate? 10. Ja Rutt on teinud nurga ilusti, kes tahab kergendada, siis otse lähete välja, siis vasakule lähevad mehed ja ilusamad naised ja otse lähevad naised. Aga ka ja veel ilusamad naised lähevad otse, nii et selles suhtes seal on täiesti olemas, aga nüüd muusikud. 5 minutit siis. Lugu on siis valimisdebatt, nagu ma aru sain, ja see lugu on, nii nagu mina tantsin tavaliselt, kõik ühtemoodi alati ühesugune, nii et neil on see muusika samasugune. Jõudu, head muusikat ja võtke siis kohvi ja seal on küpsist. Ja, valivad kandidaadid. Ja.
tuleme kokku kooli kell. Väga hea, tänan õpetajate väga. Ma olen ka 4 tundi elus andnud. Kui suures riski noosimist, kui sulle meeldib. Nii, me alustame teise